Gladsteinid, jõukas Ameerika perekond, omasid suursugust ja elegantset kodu. Kinnisvarasektori edukate liikmetena elasid Marilyn ja Peeter luksuslikku eluviisi, kus kõik mugavused ja hüved olid olemas. Nende lapsed, kes olid harjunud vaid kõige kvaliteetsemate asjade ja luksustega, olid paljudele välismaalastele Ameerika unelma kehastuseks. Vaatamata oma näilisele edule varjasid Gladsteinid tumedat saladust. Nad olid seotud loomade väärkohtlemisega seotud ebaseadusliku tegevusega ning 2012. aastal nad tabati ja neile esitati süüdistus nende kuritegudes. Võimud korraldasid reidi majja ja leidsid kümneid hooletusse jäetud loomi, sealhulgas koeri, kasse, hobuseid ja palju muud. Selle tulemusena määrati Marilynile ja Peetrile 8 aastat vangistust. Ja nende perekond jäi segadusse. See suur ja kaunis maja, mis kunagi oli nende edu ja rikkuse sümbol, seisis nüüd tühjana, olles vaid vari oma endisest hiilgusest. Lapsed, kes olid kunagi nii privilegeeritud, pidid nüüd oma purunenud elukillud kokku korjama. Nende kunagine helge tulevik oli hetkega käest võetud ning nad pidid leppima oma vanemate tegude tagajärgedega. Gladsteinid arvasid, et neil on kõik olemas, kuid nende ebaseaduslikud teod viisid nende languseni. Kunagine luksuslik kodu on nüüd jahmatavaks meeldetuletuseks sellest, millised võivad olla inimese valikute tagajärjed. Ma tõesti naudin siin olemist, ilm on siin palju parem kui Kanadas. Kindlasti. Tere tulemast tagasi kõigile Bros of Decay kanalile. Mina olen Leslie, kaamera taga nagu tavaliselt. Danny, talle ei meeldi, kui ma teda näitan. Tere igatahes. Aitäh sulle, et aitasid mul filmida. Tere tulemast. Ja täna oleme siin, et teha veel üks eepiline video. Vastusretk. Kus me oleme, vend? Praegu oleme põllul. Suurem. Härberi. Salapärane häärber, tuhkatriinu häärber, ütleksin ma. Timeline häärber. Need on kõik head anekdoodid, aga ma leian ka, et see lugu, mida sa just kuulsid, räägib väga häirivast häärberist. Jah, need inimesed olid alguses väga head inimesed, neil oli hea elu, neil oli kinnisvaraäri, aga pärast selle äri allakäiku läks kõik allamäge. Ja sa kuulsid seda lugu, nad sattusid suurde loomade väärkohtlemise skandaali. Jah, lihtsalt mõeldes sellele. See on kurb, see lugu on kohutav. Mul ei ole nende inimeste vastu üldse austust. Nad tulid vanglast välja paar aastat tagasi, aga mul ei ole absoluutselt austust. Tavaliselt on mul maha jäetud kinnistute omanike vastu palju austust, aga selle puhul mul on väga kahju. Ma kohtlen maja ikkagi austusega, aga nende inimeste vastu. Nad olid kohutavad. Ma arvan, et me peaksime mõtlema nende tütrele, mitte neile endile. Jah, sest lugu ja need asjad tütre sees. See on lihtsalt ilus. Vaata seda, me seisame siin nende basseini ääres. Nad katsid kogu basseini kinni, ilmselt selleks, et kaitsta loomi sinna kukkumise eest, kui inimesed vanglasse sattusid. Aga nagu näha, on see imeline bassein, ilus kivi ümberringi ja seal on isegi veel vett sees. Seal siis. Wow. Las ma viin su kinnistul ringi ja näitan sulle kõike, mis need inimesed siia maha jätsid, kui nad 2012 aastal vanglasse sattusid. Olgu, neil oli tohutu kinnistu, tõesti tohutu. Jah. Vaata seda siin. Kas see ei meenuta sulle midagi, Danny? Jah, purskkaevud. Purskkaevud. Ole ettevaatlik. Sa arvad, et pole... Ei, see on betoon. See peaks korras olema. Väike õue purskkaev, kuhu nad saaksid siia mõned toolid panna ja nautida seda imelist teost oma aias. See on hämmast. Praegu kevadet ma tõesti armastan. Jah, see on ilus. Mis päev täna on? 4. aprill. Jah,
lilled hakkavad õitsema, linnud hakkavad laulma ja see on täiesti imeline ja praegu väljas avastamas olla. Sel aasta ajal, kevadel. Sügis ja kevad on minu jaoks parimad ajad. avastamiseks, oh jah. Ei ole liiga palav, ei ole liiga külm, väljas on mõnus, kõik on ilus ja jah, see teebki selle ägedaks. Mulle meeldivad ka talv ja kevad, aga suvel ja talvel on talv enamasti liiga külm, nii et see on natuke vähem nauditav ja suvi on enamasti liiga palav. Okei, meie vasakul pool all näeme juba vilksamisi mõisa, mida me hakkame avastama, aga siin taga on ka mõned huvitavad ehitised, mõned huvitavad hooned, need olid selle maja garaažid. Need inimesed olid tohutult rikkad. Mõlemasse garaaži mahtus 5 autot, aga loomade väärkohtlemise ajal püüdsid nad lihtsalt loomadega raha teenida ning muutsid oma garaažid loomade varjupaikadeks ja Varjupaikadeks. Jah, varjupaikadeks. Varjupaikadeks, jah. Jutumärgid, jah, täpselt siin. Politsei koos loomatöötajatega leidsid sellest väga väikesest ruumist 2 hobust. Hobused olid nii halvas seisukorras, et nende luid oli näha. Nad olid nälginud, kuidas me seda nimetame. Nad ei olnud paksud. Nad polnud üldse paksud. Ja see on 2 hobuse jaoks liiga väike ruum. Hobused vajavad Liikumisruumi. Siin sees oli 2 hobust. Sa näed isegi veel mõningaid jälgi sellest. Aga täiesti hullumeelne mees. Ma olen nii suur loomaarmastaja ja minu jaoks on see väga raske, jah. Ma tunnen, et sa oled... Jah, lähme. Näed sinu veel. Läid. Kas sa tahad võtta? Paussi. See on minu jaoks täpselt selline lugu, et oh jumal, mina. Ma tean. Alati nii hea jutuvestja, aga seekord on see... Jah, see puudutab mind. See tõesti puudutab mind. Ma arvan, et seda on sinu häälest kuulda, jah. See on kurb. Okei. Vabandust, ma pean siit lahkuma, sa oled seda näinud ja liigume järgmisesse ossa. Siin väljas on isegi veel väike koerakuut alles. 83 lumad. 80. Selle sees leiti 3 looma. Maja 2. Hobused, hunnik kasse ja kõik ülejäänud loomad olid koerad. Loomade väljaheiteid leiti igalt poolt. Koerad olid majja surutud nendesse ruumidesse. See oli täiesti kohutav. Siin näete veel üht ajutist ruumi, ajutist nurka koerte jaoks. Siin on 2 puuri, siin hoiti paari koera, tõenäoliselt oli neid siin palju rohkem. Jah. Siin all on veel 1 koerapuur. Kuidas sa seda nimetad? Kuurapuur. Kuuramaja. Koerakuut. Selline. Maja. Vau. Aga maja ise on täiesti suurepärane. Kohe on näha, et need inimesed olid omal ajal jõukad ja rikkad. Kui neil oli kinnisvaraäri ja nad teenisid head raha, nad ostsid selle maja, võib-olla isegi ehitasid ise. Ma ei tea täpselt, millal nad siia elama asusid, aga nii põnev on seda näha. Siin on meil need teised 3 garaaži just siin kõrval ja muidugi siin sees on veel loomi hoitud. Okei, võib sisse tulla. Keerake, pane valgus põlema. Sa näed ikka veel, jah? Okei. Oh, jumal. Siin sees on suur segadus. See haiseb, jah? Oh jumal, ära hinga ka. Palju. Ei, see on kohutav. Siin pole eriti midagi vaadata. Aga me usume ka, et selles ruumis väärkoheldi mitut looma. Ma just nägin midagi silmanurgast. Kas sa nägid seda? See näeb välja nagu mingi bunker. Mis? Ma tahan näidata, mina. Tahan inimestele näidata. Sa lähed, jah? Muidugi ma lähen, vend. Ma olen avastaja. Ma arvan, et selle välimuse järgi otsib see vett. Aga mingisuguse basseini jaoks. Aja. Tõenäoliselt basseini jaoks. Võta see. Jah, sa näed kõiki veesüsteeme, kõiki torusid ja kõike muud torustikku tõenäoliselt basseini jaoks. Siin kõrval on isegi suur
masin jäetud, ma ei ole kindel, milleks see on. too see tagasi, see on selle jaoks. Okei, fend. ma peaaegu kukkusin, ole ettevaatlik. sa võitlesid jah, siin on libe. Jah, ma libastusin selle väikese lillepoti otsa. jah, siin on libe, sellepärast. Mulle pärast, okei, lähme siit minema. Lähme jalutame maja ette, näitame seda, sest ma arvan, et see on täiesti suurepärane vaatepilt, täiesti puidust tehtud. Kui ma võrdlen seda mõne Euroopa riigiga, siis see on väga Rootsi või Norra stiilis ehitis. Aga siin Ameerika Ühendriikide põhjaosas kohtame sellist arhitektuuri järjest rohkem. Vau, see koht on tõesti tohutu. see on hiiglaslik. Jah, ja nad on täiesti keset Eimiskit. Esimene naaber, see naaber, kes tegelikult tabas neid loomade väärkohtlemise pealt, elab paarsada meetrit allpool, aga ülejäänud ümbruses pole peaaegu üldse Naabreid siin ümbruses. me oleme täielikus pärapõrgus. sõna otseses mõttes. See on selle maja imeline B-uks. Nüüd on see täielikult laudadega kinni löödud, sa näed seal puutööd. jah, sellel on mõned ilusad värvid jah. täpselt, see on pruun, eks? jah, pruun. See on imeline ja mulle lihtsalt ei meeldinud, et nad selle täielikult laudadega kinni lõid. Nad üritavad praegu maja müüa ja ma olen rääkinud kellegagi, kes tahab selle maja osta ning nad on nüüd selle koha omandamise protsessis. Nii et õnneks loodetavasti tulevikus see imeline mõis taastatakse, ma loodan. Ja ma olen kontaktis omanikuga, kes tõenäoliselt selle ostab, nii et võib-olla saame pärast renoveerimist sellele pilgu peale visata. see on tore. ma loodan, et mõisa sisemus ei ole liiga palju hävinud. Mina ka mitte. sest ma olen näinud mõningaid pilte ja Jah, ma ei usu seda siiski, sest see on hästi kinni löödud. jah. kõik need on aknad, siin on Üks sissepääs majja. Aga mida ma ka siin tagahoovis nägin, see on üks mu lemmikuid selle maja juures. Neil oli väike tütar ja see oli tema nukumaja, elusuuruses nukumaja ja ma jumaldan seda täiesti. Iga pisimgi detail selles nukumajas on lihtsalt imeline. On läbi mõeldud, isegi väike aed meie aia ümber siin on olemas. vaata seda, see on imeline. Kardinad ripuvad endiselt ukse küljes, nukumaja, mulle meeldivad need rohelised aknaluugid seal ja kõik muu, ma olen uudishimulik, kas nad isegi veel töötavad. ei! ma olen märganud selles osas osariigist, et aknaluugid on võltsid. ei, isegi päris majades. Nad on. isegi päris majades on aknaluugid võltsid, olen märganud. Neid ei panda kunagi kinni. Neid ei kasutata. Okei. Ma viin inimesed sinna sisse ja näitan neile selle väikese majakese sisemust. Oh jumal, siin on ikka veel mööbel sees. Kas see pole mitte huvitav? Kiiktool, väike peegel seisab seal nurgas. Tämmi, tule vaata siia sisse. Kas sa oled seda juba näinud? Kas ma mahun? Jah, sa võid telki majja sisse tulla. Ma usun, et see väike tüdruk magas ka siin sees. jah, mõnikord, jah, see Mänguaeg, mis tal siin oli, pidi olema imeline. Vanemad kindlasti tegid seda. Hoolitsesid nende eest hästi. laste eest, oh jah. nagu näete, tütar, jah. Loomulikult helitasid nad teda ära. jah. Aga nad hoolitsesid laste eest väga hästi, mul on selle üle väga hea meel. jah. Okei, ma olen valmis majja minema ja filmime selle ilu ülesse. Oh, see on minu jaoks liiga väike, okei. Ja siin me jõuame jälle maja tagaküljele. Väga imeline vaatepilt. Tänni, kas sa oled varem sellist maja näinud? Minu jaoks on see esmakordne selline arhitektuuristiil külgedel olevate kanalitega. Ilus puutöö, väga kena. Seal on meie ainus sissepääs majja ja ma olen valmis selle maha võtma. Olen valmis sinna sisse minema. Okei.
ma arvan, et me jõuame praegu söögituppa. Me näeme juba natuke vandaalitsemist ja sellist asja maja sees. lagunemine ja detailid. samuti jah. vaata tervikut. 10 aastat hüljatust aastal 2012, kui inimesed Läksid vanglasse, jäi kõik hetkega maha. Siin polnud enam kedagi ja siis hakkas kõik. Lahuneimas. siin oli neil kena söögiala. Suur. kogu pere sai tulla. Jah, siin. 8 inimest. Kõik said majast rõõmu tunda, said sellest kinnistust rõõmu tunda. Ma sain siin mõnusa õhtusöögi teha. Mulle meeldib alati näha, nagu näed, värv kukkus laest alla ja maandus siia lauale. Vau, vend, ma olen juba pahviks löödud. Vaata seda. siin on katki läinud tükid. Jah, üks. Palju vandaale. aga mulle meeldib see kapp. Selle disain on lihtsalt suurepärane. jah, aga see sepistöö. igatahes ma tahan, et sa need lilled endale saaksid. Oh, aitäh. aga üks asi siin, vaata seda. Ma arvan, et need on Peeter ja Mari-Linn Halloweenil. Need olid selle koha endised omanikud, vaata pilte, ma ei ole 100% kindel, ma tean, et seal on Peeter ja Mari-Linn. Jah, muidugi. jah, siin on nende tütar koos nendega, neil oli rohkem lapsi, aga see oli nende noorim tütar, teised lapsed olid juba kodust lahkunud ja ma arvan, et tema oli veel siin sellel ajal, kui loomade väärkohtlemine toimus ja see pidi olema kohutav. Jumal. Täiesti kohutav, ma ei tea, mis tütrega juhtus ja ma ei tea ka, mis temaga sai, kui vanemad vanglasse läksid, aga ma loodan, et tal läheb hästi. Muidu. Oh, mu jumal. Mis? Oh, mu jumal, ei, siin on elekter. Mis? Ei, see on õudne. Mis? Seal on jõulutuled. Need on jõulutuled seal. köögialal. Oh, ei, ma ei taha minna. ma lihtsalt lähen, see on Õudne. See on 10 aastat maha jäetud ja elekter töötab ikka veel. Inimesed, kes siin elavad, kindlasti ei maksa elektri eest. ma Lihtsalt lülitan tuled välja, et te näeksite. see on õudne, eriti see roheline. Jah, need rohelised on. Oh jumal, vaatame, kas siin on mingi akupank või midagi sellist. Ei, see on lihtsalt pistik. Lihtsalt pistikupesa, vaata seda, see on lihtsalt pistikupesa. Ma arvasin, et see võib olla mingi uurija akupank, aga ei, selle koha elekter töötab ikka veel. Täiesti hullumeelne. See on hullumeelne, jah, see on. Nad ütlevad alati, et ameeriklased, kes vaatavad mu videot või inimesed Ameerika Ühendriikidest, kes vaatavad mu videot, ütlevad alati midagi sellist. Vau, Leslie, see on uskumatu, et mõnes Euroopa kohas on elekter ikka veel sees. Aga ma olen seda nüüd Ameerika Ühendriikides nii palju kordi näinud. Jah. See ei ole juhus, see ei ole juhus. Paljudes kohtades Ameerika Ühendriikides töötab elekter ikka veel ja ma arvan, et selle eest hoolitseb kindlasti mingil moel valitsus või siis lihtsalt ei maksta elektri eest, ma ei tea. Siin on meil köök, mis on kahjuks täiesti hävinenud ja siin põrandal võib näha mõningaid huvitavaid asju. Need ei ole need inimesed, kes siin elasid, see ei ole tüdruk, see ei ole noor tüdruk ja need kaks ei ole selle koha elanikud. Aga siin võis elada Gladsteini perekond. Mis see on? Kaks kutsikat. Kaks kutsikat ja jumal. vend, ma. Ma jah. Ei, seal on kutsikate fotod. Jumal küll, see on kohutav. Jah, seda vaadates on tõesti kohutav tunne. Siin on meil pilt õhupallist. Veel rohkem pilte vedeleb siin põrandal. Pepsi õhupall. Vaata. Et kogu lagi on kokku varisenud. Jah, seal on lühter. Isegi etiket ripub selle küljes, issand. Tundub, et see on täiesti uus. Ja ikka veel siin üleval rippumas ja siin on ka trepp, mis viib sind ülemisele korrusele. Aga me ei lähe seda teed, ma tean, et siin sees on suurem trepp. Lähme sinna poole veel kaugemale. Nüüd koridori juurde.
siin on maja suur sissepääs. ma just rääkisin sulle trepist, teisest trepist. ja siin on see imeline keertrepp, mis viib ülemisele korrusele. kas ma võin lihtsalt ühe asja öelda? Muidugi. Fend. Lihtsalt, et inimesed teaksid, lähme. Jätame tähelepanuta. Selle maja hävitamise tähelepanuta, sest siin on vandaalid ja... Ma ütleksin, et need on kohalikud noored, kes siia tulevad, et seda kohta lõhkuda. Jah, nad teavad seda lugu, nii et jah. Nad teavad, et kedagi ei huvita see koht. Ja nad lihtsalt tulevad siia, nad isegi lõhkusid trepi piirde ära, aga aitab nüüd hävitamisest rääkimisest. Keskendume selle koha ilule. Sest siin on ka palju ilu ja ma tahan seda esile tuua. Siin on peauks, mille ees me just seistasime. Vau, siin on ka kelder, sinna läheme hiljem, vaata seda. Ja siis sinu selja taga, Tänni, on meil imeline sissepääsuhall. Kogu seda tuba siin kasutati ainult sissepääsuhallina ja nagu näed, laud on täiesti täis pilte. Esimene siin on juba väga huvitav. See on B-uks, mille ees me just olime. Näete, et maja oli. Valge, jah, seda ma vaatasin, jah. Hiljem värvisid nad selle teist värvi. Siin on meie armastatud Marilyn ja inimene, keda siin nägite, on muidugi Peter ning siis Marilyn ja nende tütar ja siin oli ta veel väga noor. Jah, vaat seda nii palju pilte on siia jäänud. Siin on Peeter ja see halb köis uudil, jah. Siin on pilt sellest tütrest meie toas. Issand, ja siin on ta jälle muidugi tagahoovis. Ta on nii ilus tüdruk, Tänni, jumal küll, loodan, et tal on kõik hästi. Näeb välja nagu printsess. Jah, tõesti. Ja see on ilmselt tema koolipilt, see on nii armas. Isegi filmireeglid ja kõik, mis kunagi jäädvustatud, on siiani siin alles. Mis meil siin on? Ei, pulmapildid. See on alati nii, kui ma leian pulmapilte, vend, ma olen hämmingus, isegi kui need inimesed läksid vanglasse, ei tohiks seda kunagi maha jätta. Maha jäetud kohta, jah. Ma saan aru, et nad olid halvad inimesed, aga need on ikkagi nende mälestused ja need tuleks alles hoida. Nad näevad armunud välja. Peter ja Marilyn. Vaata Marilyni ennast ja Peterit seal all. Jättes selle tunnustuse. Koridoris on endiselt väga ilus mööbel, ma ütleksin. Jah, mulle meeldivad need istmed, mis meil siin on. Tead, millest need mulle meenutavad? Mitte see siin, vaid see, mis on teisel pool tuba, meenutab mulle Portugali pinki. Jah. Ja ma ütlen alati, et see jagamine istmeosade vahel paneb selle välja nägema nagu Portugali pink. 2 tooli kokku pandud, jah. Ma panen sinna üles videolingi ühest kohast, kus on paar sellist ja mulle meeldib see koht väga. Me peame seda Portugalis uuesti avastama, jah, kui me Ameerika Ühendriikidest tagasi tuleme, vend, siis me avastame kõik üle kogu maailma. Jah. See on täiesti hullumeelne. Läheme järgmisse tuppa. Selles toas on palju lagunemist. Jumal, see on olnud ainult 10 aastat. Ainult 10 aastat ja vaata, milline häving on selle toa sees. Siin oli kunagi ilus istumisnurk selle sekretäri lauaga. Ja kõik on maha jäetud, ainult häving ja loodus on selle üle võtnud. Inimestel, kes selle koha ostsid, saab olema palju tööd. Jah, taastamisprotsess. Vau, vabandust, ma olen sõnatu, see tuba, Ma kõnnin siin lae peal, ma sõna otseses mõttes kõnnin sellel. Jah. Aga siis, Tänni. Vau, täiesti lagunenud tiibklaver. See on ilus, aga samal ajal nii palju. Lagunemine. jah, mu jumal. Kõik laguneb lihtsalt sellel lükil. Keeled on katki läinud. Ei, keeled on siin täiesti roostes. Ei, muidugi see ei hakanud mängima. Üldse mitte. Aga mulle meeldib alati see ilu Taanis. Kurb on näha, kuidas kogu see imeline mööbel raisku läheb, aga... Jah, see on kaduma läinud. See on minu nimes. DK vennad, jah?
nüüd on meil see kamin otse meie ees siin. Vabandust, et pean ütlema. Värvid sõna otseses mõttes. värvid on koledad jah, ma arvan, et seda on mitu korda üle värvitud jah, sest sa näed. see oli varem. Valge. jah, see oli varem valge täpselt ja siin näed ka valget tausta taga. Nii et see kõik oli valge, kogu see tuba oli valge. jah, mõned viimased puutükid on meil kaminas alles sellest ajast, kui inimesed viimati siin ees olid. see pidi olema tütrelt imeline tuul. lastetool, söögitool, nagu seda nimetatakse, aga siis sinu versioon sellest. ma panen selle lihtsalt siia pliidi kõrvale ilusti. mulle meeldib isegi, kui detaile see on, näed, istme seljatoel on väike joonistus. Okei. siin on VHS-id. vaata, suurepärane kass. Gatsby. Need on sarjad jah? Series. ei tea, see on ilmselt Ameerika sari. Berkeley Square. Jah. Armsad inimesed, neile meeldis televiisorit vaadata, klaverit mängida. Ma kujutan endiselt ette, kuidas need inimesed siin majas sees mängisid, koos televiisorit vaatasid. See pidi olema täiesti imeline. Isegi nende raamatud, noodiraamatud on siiani siin. Mozart. Vau. Huvitav, kes klaverit mängis, see pidi kindlasti olema Merilin. Ma näen teda kui daami, kes mängiks klaverit. Vaata seda. Kuidas sa seda tuba nimetaksid? Ma ei ole 100% kindel. See on armas ruum, kus nad võiksid suvel olla, kui aknad pole kinni löödud. Kogu valgus tulvaks siia sisse ja nad võiksid siin pidada õhtusööke, nautida ennast. Aga praegu on see üks suur segadus. Suur segadus. Ma usun, et siin on veel üks tuba sellel pool. Vaata seda. Vau, see oli lugemistuba, raamatukogu peaksin seda nimetama. Selliseid tube leiame Euroopas ja mahajäetud lossides ning mõisates üsna tihti, aga see on tegelikult esimene kord, kui ma Ameerika Ühendriikides leian toa, mis on pühendatud lugemisele. Mulle meeldib see väga. See on imeline. See diivan on spetsiaalselt siia pandud, et saaks lõõgastuda ja raamatut lugeda. Sa näed isegi, et siin on pilt Marilinist. Vau. Siin pead. Ta oli ilus naine ja... Tundub, et ta ei vananenud. Jah. Siin on kirjas Preili Emily Gladstein. Võis see olla tütar Emily Gladstein? Tõenäoliselt. Jah, aga see on ainus nimi, mida ma siiani näinud ei ole. jaa, okei. Nii et see on vihje, see on vihje. Siin on mõnus istekoht, veel paar jõulukaarte ja kõik muu on siia peale jäetud. Seal on kirjas Preili Gladstein. Palju õnne sünnipäevaks, Emily? Emily, jah, ja see on Christopherilt. Emily oli kindlasti selle pere tütar, jah. Peeter, Merilin ja Emily. Väga ilus, vau. Lamp, jah, seisab siin peal. See laguneb aga. Muidugi on see ka rekord. Miks ma ütlen muidugi klassikaline klaver? Siis terve raamaturiiul täis. Armsad raamatud siin kõrval. Rääkides oma mõtteid. Sion. See on raamat mulle. Nuukered, dinosaurused, taimtoidulised, kassid. Kõik maailma loomad on siin sees, ilmselt on see bioloogiasari. VHS-kassetid. Emilüül, kui ta veel koolis käis. See näeb välja nagu tema väike kapp, tead küll, jah. Kõik tema lemmikfilmid on siin sees. Need on kõik lastefilmid. Need on kõik siia jäetud, kuna... Nagu näed, Minu veetlev leedi on tore film, okei. Need ei lähe enam kinni, aastatega on see laienenud. Nüüd on meil siin armas kamin.
Bro, ma näen seal midagi. Oma silmanurgast. Kapis on justkui auk. peidetud kapp. Vaata, seda, mis? see on... Ma arvan, et see on mingi lift, mis viib keldrisse. Jaa. Näen lifti. See on toidutõstuk, vend. See on toidutõstuk, aga see ei ole õiges asendis või õiges kohas. See ei ole koht, kus sa tavaliselt saad keldrist toitu kätte. Jah, see näeb välja nagu peidetud kapp või midagi sellist. Ja seal on ka köök. See on sealpool. Nii et okei, vaatame selle keldris üle, sest me peame ikkagi keldrisse minema, jah, sest ma arvan, et jah, me oleme selle toaga valmis, nagu näete. Ilus tuba, aga siin üleval laguneb ka. Nüüd lähme keldrisse ja näitame teile, mis seal on. Vaatame keldris ringi ja vaatame, mida me selles maja osas leida võime ja see on midagi väga tüüpilist Põhja-Ameerikale. Põhja-Ameerikas on palju keldreid. Kas sul oleks oma kelder kohe välisukse kõrval? Tegelikult on meil kodus sama, jah. Tõesti või? Jah, okei. Teil on kelder otse koridoris. Okei. See on tavaline asi, ma arvan. See on midagi Põhjamaadele omast tegelikult on see hästi kujundatud sissepääs keldrisse, ütleksin ma. Natuke pime. See on küll tõsi, aga siin peaks valgus olema. Wow. Oh. See teeb hääli. Astuge sisse. Kas sinuga on kõik korras, jah? Minuga on kõik korras. Jah. Aitäh. Siin sees ei paista eriti midagi olevat, aga esimene asi, mida ma siin põrandal märkasin, on Merilini müts. Ja ta kannab seda pildil, mida ma sulle just näitasin. Jaa. See on täpselt sama müts. Wow. Seal on mõned seadmed, aga mis mind kõige rohkem huvitab, on muidugi see seade siin. Kangi ja plokisüsteem, mida kasutati omamoodi toidutõstukina, aga ma arvan, et seda kasutati asjade üles-alla liigutamiseks alumiselt korruselt ülemisele korrusele. Jah, kindlasti. Võib-olla raamatud ja muud sellised asjad, ma ei tea, ma lihtsalt pakun. Aga neil oli see suur ratas, mis pöörles. See muidugi täiesti roostas. See polegi isegi külge kinnitatud. Ei no. Jah. See murdus ära, see kasutati. Oli kunagi külge kinnitatud. Oh, see on lift. Jah, see on korv. See on lifti korv. Oota. Võib-olla ma tean, mis see on, Kas see on? kas see on pesu jaoks või midagi sellist, sest tavaliselt pesuruumid. See võib olla hea. Võib-olla on seal pesuruum. Kas see võis olla pesuruum? Ei, ma pole kindel. Ma ei usu. Nii et igatahes on väga huvitav leida. See on ka esimene toidutõstuk, mille ma Ameerika Ühendriikides olen leidnud kõigist kohtadest, mida ma siin uurinud olen. Ma arvan, et me oleme juba umbes 50 kohas käinud, mida me siin uurinud oleme. Siin, jah. Nii et jah, esimene toidutõstuk, väga lahe. Läheme üles korrusele, vend. See trepp kukub kohe kokku. Väga varsti. Jah. Jah. Üleval korrusel. On aeg rännata üles keertrepist ülemisele korrusele, täpselt nagu Emily, Merilin ja Peeter varem tegid. Siin läksid nad oma maja kõige privaatsemasse ossa, oma magamistubadesse ja ma arvan, et meid ootab ees midagi erilist selle põhjal, mida ma juba siin koridoris näen. Wow. See pidi olema imeline, kui kogu trepi piire veel alles oli, jah, Tänni. See on üks trepi osadest, vaata seda. See seisaks siin niimoodi, see moodustaks, kas sa oled seda näinud, jah? See näeb välja nagu smaragd, mis on raiutud kotka küünisesse. Wow. Me nägime filmis, pildil. Jaa. Jumal küll, okei, ma jätan selle korraks vahele, aga... see oli Emily tuba, kõik asjad olid seal alles. On selgelt näha, et ta oli ära hellitatud.
kindlasti jah, kindlasti vau, see tuba lihtsalt valgustab kogu maja. see on nagu printsessi tuba, just sellist tuba ma kujutan ette, et noor tüdruk tahaks. jah, siin on selline armas taevavoodi, mille lõpus on sadu kaisuloomi. Vau. mulle meeldib isegi see kaunistus, mis siin on ja ka paar tema riideeset, tema hommikumantel ja kleit on siia maha jäänud. Emily, sa olid hellitatud preili, aga sul olid head vanemad, kindlasti olid. Ma loodan, et sul läheb elus hästi. Praegu. Siin. Kõik. Igasugused. jah, ta on vau. ja isegi tema käekott on ikka veel siin. Kauboi saabas jäeti siia voodi otsa. See on hämmastav. Aga mida ma ei kadesta, Tänni? Mida? Kuidas saab keegi tulla siia ja spreivärviga sellise toa seina sodida? Spreivärviga ja sõna otseses mõttes hävitada seina. See on nii kurb, vabandust, ma pidin lihtsalt sellele tähelepanu juhtima. jah, sest see on seal, sa ei saa seda eirata. Sa ei saa seda eirata. proovime. Oh, jumal. Jumal küll. Mängukaartide komplekt. Need on täiesti korras, seisukorras. ma ei tea, miks need on suured. Ma ei tea, kuidas sa seda kasutaksid, aga see on hullumeelne, see on. tõenäoliselt lihtsalt kaunistuseks. Aga jah, seda on hull näha. sellega ei saa mängu mängida. ei. Ja siis see tohutu garderoob, mida me just piltidelt nägime. Mulle meeldib selle disain, värvid, nikerdused ja kõik muu. Isegi näeb välja nagu pähklipureja. siin jah, oh. Mis see on? ma lihtsalt vaatasin kleite, Jah, ma ei ole sellele veel tähelepanu juhtinud. jah, see oli see pähklipureja, see oli sõna otseses mõttes need kleidid, vaata. Ta armastaks end riietada, vaata, printsessid leiti ja... Need näevad välja nagu karnevalikostüümid, jah, täpselt. Aga ma arvan, et talle meeldiks seda kogu aeg teha. Ja. Ta oli sõna otseses mõttes tõeline printsess. See on hämmastav. ikka veel kiles. Migihiire ja minihiire kläid. Jumal. See on täiesti hullumeelne. On küll. Ja siis siia poole, mitte ainult hunnik. EMT. Siis see armas seadistus siia poole, paar kaisukaru. Siia ette etsime pambikese ja mopsikoera, mida me kutsume Hollandi koeraks. See on mops. See on tõesti mops. Lapsevanker, seal sees on paar kaisukaru. Lapsevanker. On hämmastav, ma olen. Näitan seda lihtsalt natuke veel, see näeb välja nagu vanaaegne ja siis miniatuurne. jah, see on raud, eks. jah. See on täiesti rauast tehtud kõik, siin on väga väärtuslik. Vau, mina arvan. See on natuke flamingod, jah. Need on aastate jooksul lagunenud. Ja siis loomulikult tema kapp seal, Tänni. See on see pilt siin. See on tehtud. Emily hoiab oma väikest nukku. Säistes. Sõna otseses mõttes. Parema. Siin. Vau. See on põlev, see on täiesti... See on hämmastav ja samal ajal kurb. Ma ei tea, kuidas seletada. Vau. Mina ka mitte. Kõik tema pildid on ikka sellised, kas see on tema mingis kooris? Midagi sellist, jah. Vau, ta näeb välja nagu printsess. Ja siin ta on koos. Ühe oma hobusega. Poniga. Poniga naljakas. Siin oli ta veel väga noor Tänni ja siis ta juba hakkas end ehtima. Jah,
jah, ilmselt tegi ta emaga seda hea meelega, siin on aed. kas sa tead, mis pilt see on? see on elutuba, kus me olime. lihtsalt elasime. ma ütlesin sulle, et see üks. mis on täielikult lagunenud. jah, ma ütlesin sulle, et seinad olid valged. Vau, jah, ja see on see sekretär, mida me nägime ja kõik on endiselt sees. seal jah, ja need katted seinal. jah. Vau. siin on meil veel üks kaisukarude väljapanek, aga see näeb välja nagu mingi lihavõtte kujundus. jah, korv. kõik on seal sees, meil on siin isegi mõned jänkud. muna. see on nii armas. oh, tema väikesed esemed on ikka veel siin üleval, ma armastan ka seda. siit. Vau, okei. väike pikniku nurk. oi, issand. väikesed kahvlid. väikesed kahvlid ja lusikad ja kõik need tassid ja kõik on ikka veel seal sees. ja siis ta viis need aeda ja siis ta läks oma väikese ja siis loomulikult tema koht siin pärast koolipäeva istus ta siin ja luges oma lasteraamatuid. meie kaisuloomad on ikka veel siin. ja ihe. iga toas majas oli oma vannituba, vaata seda siin. muidugi roosa. täiesti roosa, siin on armas lagunemine, see oli Emily, tema isiklik vannituba, tema oma. kas sa kujutad ette, et ta sai selle, tema vanemad tegid selle vannitoa spetsiaalselt talle, värvisid selle, panid tapeedi, tegid kõik, et ta oleks õnnelik laps. isegi valguslüliti siin. Oh vau, valguslüliti on. Deka. Lähme sinna, emme, kui ma sellest toast välja lähen. imenaine. olgu, talle meeldis kostüüm selga panna. olgu, paneme selle tagasi nii, nagu me selle leidsime. olgu, lähme nüüd järgmisse tuppa. nüüd on aeg järgmise jaoks. me keskendume kõigepealt ka koridorile, sest ma pole seda veel näidanud. ma olin nii hämmastunud, kui läksin Emily tuppa, et ma jätsin täiesti vahele need esemed, mis on siia koridori jäänud. tundub ka, et need on mingil moel Emily poolt üles seatud, vaata seda. siin on kiiktol ja seal sees veel mõned pehmed mänguasjad. me paneme need siia välja. Need on samad pildid Emilist tema võluri kostüümis. ja isegi üks sarvik siin all. täiesti hämmastav. Tänni, see šassi on pikk, see väike šassi on pikk ja seal on lihavõtte punane peal. kas sa oled kunagi nii väikest näinud? Ei. tavaliselt näeme neid šassi pikki suuri mõisaid ja losse Prantsusmaal, aga siis on need palju suuremad, eks? Sir, sa võid minu ette minna, aitäh. ma usun, et see oli ka lastetuba, et neil oli rohkem lapsi kui ainult Emily. Aga enamik neist kolisid välja, Emily oli hiline laps ja ta elas siin koos meie vanematega. Need kaks toredat nahkhiirt. Ikka tegi selle voodilina, näeb seal peal välja nagu korv, jah. Padjad lõpus ja ka värv, mis aeglaselt laest alla kukub seal üleval. Lahuneb. Mulle meeldib see kuldne toon seal. Siis see kapp, sahtlid seal vahel. Selle raamatuga siin peal, Elutee. Millest see raamat räägib, ma ei tea. See võib olla midagi usulist, eks?
LUT. jah, tundub, et see on mingisugune usuraamat Ameerika naistele, siin on kirjas. Seal on interaktiivne juhend Vana-Egiptuse püramiidide kohta. Tõenäoliselt 3D mudelpüramiidist, mida lapsed saavad ise ehitada. See voodi on aeglaselt lagunenud ja hakanud sinnapoole kokku kukkuma. Väike kohver, võib-olla Emily oma, võib-olla mõne teise lapse oma, kes selles majas elas. Hiina Vabariigi postmark. See on armas ja siis need mütsid, mis ripuvad voodi küljes. Ka ikka veel siin. Vaata seda ilusat sisse ehitatud kappi, see on sisse ehitatud, seda ei saa eemaldada, see on osa majast. Aga kõik, mis siin sees on, kõik need miniatuursed puuviljad ja purgid ja kõik muu, isegi mõned väikesed taluloomad on siin sees. Vaata seda kinga. Kas sa arvad, et see oli päris laste juudi king? Ei. Ei, liiga väike jah. See ongi kõik. Mul ei ole lapsi, nii et mul pole aimugi, kui väikesed on lapse jalad. Siin all on veel üks. Täpselt nii. Vaata seda kõrget maja, mis meil siin on. See näeb välja nagu vana Ameerika viktoriaanlik maja. Mis siin kirjas on? Paris. Jah, muidugi. Prantsusmaal. Jah, Prantsusmaal. Ei, muidugi ei saa see olla Ameerika maja, sest see on kivist tehtud. Jah, tõsi, enamik Ameerika maju on kõik tehtud toidust. Ka see siin. Iga maja on tehtud toidust. Ja kui ma koputasin tapeedile, vaata lihtsalt seda tapeeti. Täiesti hämmastav tapeet. Mulle meeldivad need lilled seal. Siin taga on meil paar tuba ka, Tõnni. Näed, meil on ka selle toa jaoks vannituba. Igal toal, nagu ma sulle ütlesin, on oma vannituba igal inimesel selles majas. Siin on veel üks istumisala, täiesti hävinenud, täiesti. Jumal, jah, see on kohutav. See maja on tohutu. Jah, see jätkub. Jätkub ja jätkub ja jätkub ja jätkub. Vaata seda, seal on isegi veel üks vannituba, ma ei hakka nendesse süvenema. Ma lihtsalt nägin seda pilti siin põrandal lebamas. Mulle tõesti meeldib see pilt Emilist šeslongil. Vaata seda. Ja siin sa oled. Sul on pilt. Jõuluajal. Miks just need värvid? Nii palju värve. Punane. Ma ei saa neist valikutest aru, ma arvan, et Emily tegi need valikud. Enne. Ma tahan, et maja oleks külm. Ja siin on Marylandi pesuruum. Kõik. Nii palju asju. Nii palju. Nii palju kraami. Isegi meie pärlid jäid veel maha, issand. Pane kenasti. Okei, läheme järgmisse majasse. Ja siin on see trepp, mis viib alla köögi juurde. Mulle tegelikult väga meeldib ka selle trepi disain. See on üsna ilus. See pole lihtsalt see värv. Mulle meeldib see sepistatud rauatöö, mis meil trepikojas on. Ja siis jõuame jälle sellesse kaunisse koridori, mis on selle ülemise korruse keskpunkt. Ning siin on veel paar tuba ja paar koridori, millest me läbi läheme, ma juba näen üht imelist tuba. Otse minu ees siin. Issand. See ei näe välja nagu peamagamistuba, sest siin on 2 eraldi voodit. Ma arvan, et me pole veel peamagamistuba näinud, aga milline imeline detail selle maja sees. Mulle meeldib see väike istumisnurk siin, see mööblise, mis siin seisab, on sama mööblise nagu need, mida nägime koridoris just hetk tagasi. Lilli on igal pool. Selles majas elanud inimesed. Nad armastasid loodust ja lilli. Nad armastasid aiatööd.
tõenäoliselt nägi nende aed omal ajal suurepärane välja. Siis need 2 voodit, muidugi mulle meeldib, et need on endiselt laitmatult üles tehtud. Jälle näed 10 aastat mahajäetust, värv on voodilinu peal. Värvilised padjad igal pool. mis need on? Need on kõik lihtsalt kaunistused, jah. Okei. Korvitäis lilli. See on nii armas. Ma kujutan täiesti ette, kuidas majaomanikud jalutavad selle korviga ümbruskonnas või aias, korjavad lilli ja panevad need siis kogu majja laiali. Just nii oleksin mina teinud. Jäiku siin sees. Neile meeldib ka reisida. Siin on meil Lõuna-Aafrika plakat teadmiseks. Need inimesed olid tol ajal muidugi väga jõukad. Ja neile meeldib võib-olla kogu maailmas reisida. Ma arvan, et see oli ka kunagi lastetuba. Siin näete seda sahtlit koos kõigi laste nipsasjakestega, vorm ja kõik muu on ikka veel siin, uksed. Allpool näevad need jälle välja nagu need piknikuvormid. meie. Nägime ühes toas Emilit. Siin on ka lasteraamatud. Vaata kõiki neid nipsasjakesi siin üleval, kas pole huvitav? Ja siis see roostes peegel otse kõige selle kohal. Uksel on sisse ehitatud peegel, meil seda pole, ma polegi Euroopas varem sellist asja näinud. Kas sina oled varem sellist disaini näinud? Tavaliselt on peegel kapi sees ja sa avad kapi uksed, vähemalt Portugalis on nii. Jah, ma pole seda üldse Euroopas näinud nagu teistes Euroopa riikides ja muidugi siin on meil ka vannituba. Kõik on ikka veel seal sees, ma mõtlen nagu kõik. Magamistoa, asjad on magamistoas, tore, kardinad ripuvad endiselt, kõik laguneb ka vaikselt. Kui sa seda puudutad, siis see lihtsalt labuneb ära. Okei. Ma armastan seda majanänni. Ma tõesti armastan seda, kuigi see on väga kurb lugu. See on üks parimaid maju, kus me Ameerika Ühendriikides seni filminud oleme. Kõik asjad on siia alles jäänud. Siin jõuame teise tuppa, jälle väga ere tapeet, roosa. Ma arvan, et ka osa puitdetailidest on roosaks värvitud, kõikjal on roosat värvi. Ja ma arvan, et see võis ka mingil hetkel olla magamistuba, aga näete, kogu lagi on põrandale varisenud. Kaisuloomad on rusude vahel ja kõik on endiselt seal sees. Vaata seda. kas ma võin inimestele näidata, jah, siin on isegi see väike kapp kõrval, ilus suur kapp ja selle kõige all on kõik kaisuloomad, kõik karud on alles ning sellel toal on rõdu. Vau, siit avaneb vaade mäenõlvale. Ma pean siin ettevaatlik olema, ma ei usu, et see on üldse väga stabiilne. See on ka väga märg, sest paar päeva tagasi sadas vihma ja kõik sai maja sees märjaks. Veel üks koridor, mis viib meid edasi. Meil on trepi all panipaik, kuhu Emily pani veel oma asju. Näete seal taga kõiki laste raamatuid. See on ka panipaik, ja just see. See on kindlasti selle koha peal magamistuba, näed kohe, Tänni, seda näed kohe ära. Oh dear mess. See on see pilt, kus Peeter lamas voodis, see ongi see voodi. Jah, see on seesama voodi, mis... Täpselt seesama voodi, vau. Jah, täpselt seesama pärast lagunemist. Muidugi see kõik on osa laest, jah, ma ei peaks seda puudutama. Jah, ära puutu seda. Kogu isolatsioon laest, see on päris kõhe, et nukk on ikka veel siin voodi jalutsis.
aga neil oli väga kena magamistuba, ütleksin ma. On ikka veel näha, et seal on pilt maas. Kaminas. Kas see on sama tuba? See ei saa olla. Jah, on küll jah, vaata peeglit. Aken, 2 akent allpool, see on täpselt sama tuba, aga seal sees on taevavoodi. mis ja Vau, milline muutumine. See tõesti on sama tuba. Milline muutumine. Oh jumal, see pilt. Ei, kahjuks sellel pole andmeid, aga see on hullumeelne. Ma arvan, et tuba nägi palju parem välja. Tagasi, valge, jah. Palju parem, näiteks need värvid, mis meil siin kaminas on. ja kamiin, uks. Sinine, mina ei. Saa aru. Valikutest, mida nad siin tegid. Mina ka mitte. Oleks olnud ka tore, kui kamin veel põles ja inimesed siin lamasid ilmselt midagi juues. Võib-olla klaasi veini või midagi sellist, lihtsalt üksteise seltskonda nautimas. Kõik on siin endiselt alles, kogu see riietus. Oh, tule vaata Tänni, see on nende garderoob. Kõik nende jalanõud, kõik Peetri jalanõud on ka siia alles jäänud. Wow. Hullumeelne, eks? Siis siin lõpus on ka nende vannituba, mis on täiesti roosaks värvitud. Ma arvan, et Merilin oli nagu Emily. Talle meeldisid ka kõik need printsessi asjad ja roosa ja kõik muu. Jah, kui sa riietad oma tütart üles, siis sulle peab meeldima. Fantaasia värk, jah. Absoluutselt, mis koht. Meil on veel üks koht majas, kuhu minna ja see on Burning. Lähme kohe sinna. Ole ettevaatlik, Tänni. Jah, ma olen. Ta üritad tagurpidi kõndida ja lahedat kaadrit teha, aga see on väga raske. Jah, ma saan. Okei, võte on siiski lahe, jah, see on õige. Maja viimane osa, olen valmis, teeme ära. Üles trepist Burningule, oh mu jumal. Sa juba näed. Jumal. Siin on nagu hobuse Burning. Oh. Jah, Meeriland armastab kindlasti asju osta. Võib-olla ka Peeter, ma ei hakka siin üldistama, aga enamik siinsetest asjadest tundub olevat naiste omad. Oh jumal. Ole ettevaatlik, jah. Ma kõnnin siin trepi kõrval, aga kogu tee siit kuni taha on asju täis. Täiesti täis, sa näed seal tapeete. Mööbel. Kõik on siin sees. Wow. Wow, me ei saa teisele poole, see on nii, et ma ei hakka neid asju tegema, kellelgi oli siin ka trenažöör, ma pean ettevaatlik olema, sest ma seisan sõna otseses mõttes Burningu abause taga. Teen ühe vale liigutuse ja olen koos selle hunnikuga alumisel korrusel. Asjadest, mis siia on jäänud. Oh, vabandust, ära muretse, Tänni, sa ei saa selle vastu midagi teha. Nii palju asju, ma üritan aeglaselt kõndida, jah. Ja terve kadus. On nagu sisse vajumas ja lagunemas. Kas ma saan siit välja näidata? Oh, me peame seda vaatama. Saad sõna otseses mõttes seista väljaspool hoonet ja nautida vaadet mäenõlvale siin. Kas pole mitte imeline seda näha? Kogu lagi, kogu katus vajub täielikult sisse. Olgu, keerame seda tagasi. Nii, ongi, vend. Oh jah, tule. Kas saad siia tulla? Kas see on võimalik? Jah, ma proovin. Okei, sa võid mulle kaamera anda, kui sa... Tahad ei? Ma arvan, et ma... Saan, okei. Tahtsin siin veel paar asju näidata, näiteks need jänesepuurid, mis meil siin on. Nii et nad pidasid selles majas väga palju loomi, täiesti kurb, ütleksin ma.
oleme jälle selle koha juures väljas. Milline ilus päev siin, ma tõesti naudin seda ja olen ka väga rõõmus, et saime seda kohta filmida. Isegi kui see oli üks kurvemaid lugusid, mida me selles kanalis kunagi rääkinud oleme. ma tõesti nautisin selle mahajäetud mõisa läbimist ja olen rõõmus, et me seda tegime. Peeter ja Merili, ma arvan endiselt, et te olete kohutavad inimesed, aga Emily, sulle soovin ma elus ainult parimat. Loodan, et sa said pärast oma vanemate vangiminekut uuesti jalule ja loodan, et sa näed seda videot. See on sulle meeldetuletuseks, milline su elu kunagi oli. Ma tahan teid kõiki südamest tänada, et vaatasite selle nädala videot. Kui sulle see meeldis, siis palun pane videole like, telli kanal, kui oled siin uus, vajuta ka kellukese märguande nuppu ja kirjuta mulle kommentaaridesse midagi toredat. Tänan sind, Tammi, et aitasid mul filmida. Pole tänuväärt. Tänni link on samuti kirjelduses olemas. Aitäh. Ja veel üks asi. Meil on Patreoni link kirjelduses, seal saad kanalit toetada ja aidata meil mööda seda ilusat maailma ringi reisida. Kõik. Näeme teid järgmisel nädalal järjekordsel eepilisel avastusretkel. Nägemist, armastan teid.